Inimkonnal on suur probleem. Olemasolevad eluks vajalikud süsteemid, tootmine, jaotamine ja juhtimine ei tule praeguse olukorraga toime. Kas teate, millal need olemasolevad süsteemid loodi? 19. sajandi teisel poolel, 19. sajandil. Hiljem on meid mitu korda muudetud vastavalt muutuvatele ülesannetele ja uutele tehnoloogiatele. Aga põhimõtted ise ei ole muutunud. Viimane muudatus tehti 1950. aastatel umbes 55. kuni 61. Järk-järgult. Ja alguses, kui viimane muudatus tehti, töötas uuendatud süsteem alates 60. aastatest normaalselt ja tuli toime nende ülesannetega, milleks seda muudeti. Ja siis hakkasid tekkima raskused, mis avaldusid kriisidena nii riigi sees, ühe riigi piires, kui ka valdkondlikult mõnes kindlas sektoris ning ka globaalselt. Toimus mitu suurt ülemaailmset kriisi. Tootmise, jaotuse ja juhtimise süsteem jõudis oma võimaluste laeni 21. sajandi alguses, umbes nullindatel aastatel. Olukorda võib võrrelda majaga, eluasemega. Maja ehitatakse kindla arvu inimeste jaoks, nende igapäevaelu tarbeks, kuidas nad elavad, kuhu nad liiguvad, millega tegelevad, kuidas nad magavad, kuidas nad end paigutavad ja arvestades neid tehnoloogiaid, mis sel hetkel olemas on. Ehk kui on ahjuküte, siis pannakse ahi, kui on elektriline küte, siis juba radiaatorid, katlad ja nii edasi. Nii ongi. Aga ajapikku muutuvad nii vajadused kui ka tehnoloogiad. Ja siis tuleb see maja juba ümber teha. Kui varem oli ahi, mis seisis toa keskel ja kogu tare oli üks suur ruum ilma vaheseinteta, et kõik saaksid sooja. Siin. Aga mis siis edasi? Tuli katel, tulid torud, nüüd saab torud mööda maja laiali vedada ja nii kütet jagada. Ahi pole enam vaja. Ahi lammutatakse maha, tehakse eraldi toad, kuigi maja pole selleks tegelikult mõeldud. Tulemus jääb viltu, kõver, kehv, halb planeering, mingid nurgelised toakesed, kitsad koridorid, kõik see on kuidagi poolik ja kehv, eks. Siis tuleb elekter veetakse samuti laiali, puurivad auke, hiljem tuleb kanalisatsioon ja nüüd saab juba sooja tualetimajja teha. Varem oli see õues, eks, saunamaja juures, aga nüüd saab selle majja teha, kuid majas pole selle jaoks ruumi. Ehk siis tuleb jälle midagi välja mõelda, midagi juurde ehitada, ümber ehitada, mingid uued uksed, verandad või veel midagi. Nii ongi. Siis pere, lapsed kasvavad suureks. Tuleb teha 2 erinevat peret, 2 erinevat sissepääsu, veel mingid juurdeehitused ja lisad. Lõpuks tuleb välja selline õudne monstrum. See ongi see palju kordi ümber ehitatud, ümber tehtud, muudetud, eks. Aga ikkagi ei tule ta ülesannetega toime. Ikka on seal ebamugav elada, seda on ebamugav hooldada. See maksab palju. Üldiselt kõik see kukub halvasti välja. Ehk siis kõik võimalused modifitseerimiseks ja uuendamiseks on ammendatud ning ükski uus tegevus ei paranda süsteemi, seda ülemaailmset inimkonna süsteemi ega ka seda konkreetset maja ega aita tal praeguse olukorraga toime tulla. Mida siis tuleks teha? Tuleb ehitada uus maja, uus. Ma jõudsin selle mõtteni, mul oli juba ammu idee osta maja maale ja kuskil seal elada, eks. Ma olen neid maju tohutult palju üle vaadanud. Ja ühel hetkel sain ma aru, et nende majadega, nende vanade majadega, mis on ehitatud, 60. aastatel, need puumajad, nendega ei tee ma midagi ära. Ehk siis, nagu ta on, ükskõik, kas seal tehakse ümberehitusi, elektritöid või midagi muud, vannitube, sellest ei ole võimalik teha korralikku eluaset, mis vastaks minu praegustele nõudmistele. Võimatu. Ükskõik, kui palju sa seda juurde ehitad, remondid või ümber ehitad, see jääb ikkagi vanaks ja ebamugavaks. Ja palju lihtsam ja odavam on võtta ning ehitada maja täiesti nullist. Uus puhas. Kohe arvestades neid vajadusi, mis mul on. Täpselt sama probleem seisab täna kogu inimkonna ees. Aga, millest siis asi, eks? Kui me näiteks vahetame maja või peame selle ümber ehitama, siis saame kolida ajutiselt kuhugi mujale ja sel ajal, kui käib ehitus, ümberehitus või remont, elame teises kohas. Aga mida teha terve planeediga? On võimatu, et kõik lendavad kuhugi Marsile, jah, et siin mingisugune ümberkorraldus alustada ja siis kõik tagasi tulevad. See lihtsalt ei toimi nii. Seetõttu tulebki põhjalik ümberehitus teha selles majas, kus me elame. Aga seda ei taha ju keegi teha, eks? Kes on remonti teinud ja samal ajal seal sees elanud, see saab minust aru.
Ja nii ongi inimkond juba 3. aastakümmet elanud. Ehk siis on juba vaja muutusi teha. Vaja ei ole lihtsalt midagi natuke muuta, vaid tuleb kõik põhjalikult ümber teha. Aga seal. Parem elame veel edasi, oleme seni niimoodi. No ega nii ka ju väga halb pole, eks? Ja elataksegi edasi, kuni asi jõuab kriitilise olukorrani, kuni katus kokku ei kuku või kuskilt läbi ei saja. Ühesõnaga, kuni kõik kokku ei kuku. Nii elataksegi edasi, kuni olukord muutub kriitiliseks. Ja keeruline olukord nõuab erakorralisi meetmeid. Ehk siis varem ei tahetud midagi muuta ega ümber ehitada, ei tahetud tegutseda. Siis tuleb seda teha kiiresti, suurte kaotustega, suure segadusega, üldiselt suurte ohvritega ja nii edasi. Kuidas siis? Riigipöörete, revolutsioonide, sõdade ja teiste massiliste tapmistega. Tahtlikult või nii lihtsalt juhtus. Jah, nad surid nälga. Mis sa ära teed? Lihtsalt ei mahtunud süsteemi. Sõda Euroopa ja Venemaa vahel Ukraina pärast on katse teatud sektorite, eriti Euroopa ja Venemaa poolt jätkata oma eksistentsi ilma süsteemi põhjaliku uuendamiseta. Ehk siis elada vanaviisi. Euroopa tahab Ukraina endale saada, sest Ukraina ressursside abil suudab ta veel mõnda aega vastu pidada. Aga Venemaa ei anna tükki Ukrainast ära, sest tal endal on seda vaja. Ja nii nad omavahel pead kokku põrkavad. Tõsist sõda kardavad mõlemad pooled, sest suur sõda tooks Euroopale ja Venemaale tohutut kahju ning rikuks niigi habrast tasakaalu. Tegelikult on olukord üsna habras ja sellise suure sõja kahju, kui see tõesti valla päästa, oleks veelgi suurem kui esimese võidukasu. On ju, kaotad rohkem kui saad. Seepärast Venemaa ja Euroopa ainult natuke nügivad ja hammustavad teineteist, aga suureks kakluseks pole seni julgust kogutud. Kuigi Euroopa juba valmistub selleks, valmistub. Ja nii võib see veel kaua kesta, kuni üks vaidlejatest kokku kukub, kas Venemaa või Euroopa, eks? Olemasolev süsteem ei tule juba praegu koormusega toime. Ja vinduv lokaalne sõda, olgugi et suhteliselt väike, lisab ikkagi täiendavat koormust, tekitab lisaprobleeme, ebamugavusi, rahulolematust ja nii edasi. Seepärast ükskõik kuidas sa ka ei püüaks, mida iganes ei teeks, olukord viib ikkagi vajaduseni kogu süsteemi põhjalikuks ümberkorraldamiseks. Läbi sõja, läbi kriisi, läbi surmade. Süsteemi tuleks muuta ette, vabatahtlikult, aga seda ei taha praegu keegi. Ei taha seda ei allkihi ega ülemkiht, sest kõik elavad inertsist, jah. Ja praegu on meil kõik korras. Aga mis tulevikus saab, sellest on meil tegelikult üsna ükskõik. Siin, ja kuni pole päris kitsas käes, kuni see päris praetud kukk pole tagumikku nokkinud, seni elame kõik vanaviisi edasi. Ja sellepärast tulebki kohutav kokkuvarisemine, tuleb suur sõda, tuleb ulatuslik kriis, tuleb mingi surmav epideemia, toimub märkimisväärse hulga inimeste hävitamine. Midagi sellest nimekirjast juhtub kindlasti, jah. Või siis midagi, mida ma välja ei öelnud, aga ikkagi midagi suurt, vastikut ja mastaapset, eks. Ja väga halba. Ootane. Kui inimesed ei taha probleemi heaga lahendada, siis lahendab probleem inimesed halvaga. Ja siis tuleb paratamatult hakata uut süsteemi looma.